käia sammud läbi koos sinuga ja vaatame siis koos üle. Ma ei ole selles mõttes seda sinu segmenti varem analüüsinud, aga sellest ei hullu midagi. Nii et vaatame, mis meil siit välja tuleks. Esiteks üldse, et me saaksime neid Bamboo Folding Wall Fan'e analüüsida, siis ma võtan tegelikult lahti pigem, see vaata, saab olema USA aadress, eks ole. Siis mul on siin mingi home and kitchen, seda me ei taha, me tahame all department. Siia paneme selle keywordi sisse, ma natukene teen suuremaks. Lihtsalt korraks vaatame üle, mis siin segmendis toimub. Siin on mingisugune väga, ütleme nii, et see on Tossi vastane asi, et tal on kõik variatsioonid avapildi peal, aga mõnes mõttes on see isegi hea, on ju. Ja mis kohe hakkab silma, ongi see selline idamaine, selline Jaapani disain või siis lihtsalt ühesugune toon, mida tahetakse sisse tuua. Ma isegi praegu vaatan, et see on niisugune roosakas ja siin on õnnalt nagu pitsivärk sees, on ju, et võib-olla kui teha valge ja niisugune pitsikas, et ta kõletaks naisi, sest ilmselt mehed ei osta seda toodet nagu iial, on ju. Et see on täielikult naiste toode. Et võib-olla see ala teha mingisuguse pitsiga või nagu, et äkki see oleks mõnus. Mis mulle praegu meeldis, et highly rated ei ole üldse nagu see toode, et nad on hoopis elektroonikatooted. Vaatame korraks edasi. Siin juba hakkab teistsugune toode sisse tulema. Siin on hästi oluline on disain ilmselt. Mida teha? Ja disain, vaat siin on see pitsitoode, et ma teeks sellise võib-olla valge, aga ma ei teeks, vaat see on puidust, on ju, ja see ei ole see vool oma, see on käte oma. Et nagu sa kirjutasid ka, et siis käte omasid tuleb rohkem sisse, et neid seinaversioone ei ole väga palju. Ma tegelikult tahaks raffineerida, Wall Fan on siin olemas. Sa kirjutasid, et neid ei ole rohkem eriti kui 15, mis võib-olla ongi hea. Ma annan sulle sellise ülesande, et no näiteks kui see toode, teeme siin korraks läbi. Tegelikult tead, mis ma veel ei tee. Ma võtan korraks siit teise kohta magnet. Nii. Paneme selle siit kinni. Lähme siit. Vaatame korraks need käibed üle. Vaatame revenue kaudu. Võtame grab. Okei, siin põhimõtteliselt seina asi ongi kõige suurem. Vaatame, need on ka seinakad, et siit on põhimõtteliselt okei. See on käe oma ilmselt. Ja hand. Kusjuures see annab sulle nagu, kui ta on hand, et võib-olla ma võtaksingi disaini koha pealt inspiratsiooni käelehvikust, sest et käelehvikud on ilmselgelt levinum toode kui seinalehvikud ja saaks natukene mõtteid. Mul endal on niisugune tunne, et ma kuidagi tahaksin võtta seda valget aluseks ja proovida, et kui ma teen seda veitsa naiselikumaks, on ju. See on käelehvik, eks ju. Aga ma teeks sulle ülesandeks, et vaata, mis on käelehvikute kõige populaarsem disain ja kas see on seinalehvikutes olemas. Ja kui ei ole, siis esialgu ma ei hakkaks sinu asemel uut disaini välja mõtlema, vaid ma teeks hästi sarnase käelehviku disaini, teeks seinalehvikule ka, sest et see on juba valideeritud disain ja disaini on vaja valideerida, et see, mis tundub sulle nunnu, ei pruugi tunduda Ameerika kliendile nagu apetiitne, nii et vaata palun käelehvikute disaini. Siis teine koht Google, panen näiteks paneme siia selle sama keywordi ja võtame images, kuigi siit ei ole mul hetkel, ma tahaks tegelikult ära defineerida, et mis marketplace'il me toimetame. Safe search tools. Ma praegu ei saagi hästi minna. Ühesõnaga USA oleks hea. Aga siit, ma ütleks, et seina omadel ei olnud niisugust bambust, on ju. Minu esimesel otsingul. Siis oli vist ainult üks roosa, pole päris kindel.
siin on ka näha, eks ju. Ja miks ta on siit on oluline vaadata, on see, et Google'is ju tulevad need pildid esimesena, mis on kõige rohkem klikitud, et vaata siin see must versioon tundub hästi äge, kusjuures mulle tundub must versioon ka niimoodi äge, et seina peal, kui seal oleks mingi sisse lõigatud mingisugune asi sees, aga must tundub hästi äge. Selline neutraalne toon tundub hästi äge, see on Alibaba oma, on ju. Et täiega leiad, loomulikult see on, ma arvan, et see on sul väga hea idee, millega peale minna. Oih, vale koht. Et vaataks korraks, mis ma sinuga tahaksin teha. Esiteks võtame korraks sponsored product'id siit välja. Ja vaataks, mis teeb käivet naturaalselt ilusasti. Praegu on selline, pruunikas, punakas 49, hinnapunkti mulle meeldivad 39, 49. Hiljem vaatame seda suuruse asja ka. Muidugi siin on extra large on 47 inči, see on 60 inči, et siin kindlasti on ta, ütleme nii, et nii kui sa lähed üle 18 inči, sa küsisid ka, on ju. Et siis oled sa juba seal oversize'i kategoorias ja siis võib shipping olla niimoodi, et sa ei saa läänerannikule saata, mis on LA juures California, et siis sa tahad, Amazon tahab saata sind idarannikule, aga sa saad praegu niimoodi teha, et kui sul on konto olemas, tee listing sellele tootele, pane sinna, ma ei tea, 60 inči sisse, teed listingu ära ja tee shipping plan. Amazoni koolis on step by step shipping plan'i juhend olemas ja vaata, kuhu lattu Amazon tahab sul saata ja proovi paar korda teha ja vaata, kas sa saad läänerannikule miskit moodi tekitada seda või ei saa. Ja kui sa ei saa, siis sa pead arvestama, et su shipping on natuke kallim, et sul peab olema shippingus mingisugune veidi suurem maht sees kui tavatootel. Korraks lähme siit profitability kalkulaatorisse. Siit sa põhimõtteliselt, ütleme, et see on puhas matemaatika, et see sinu oma ei pruugi üldse niimoodi kokku tulla, on ju, aga siit sa saad lihtsalt vaadata, et kui siin on per cubic meter on 400, on ju, võib-olla paneksin 500, et vaatame, kas jääb kasumlikust üle, sest et teisele rannikule saatmine on oluliselt kallim, aga sul jääb tegelikult väga head marginaalid ja roid alles, kui sa suudad kätte saada $9 manufacturing koos pakendiga on see, on ju. Ja sul ei ole väga palju konkurente, nii et täiega okei, see on nüüd 49, ma igaks juks panen 39 hinnaga ja sul jääb endiselt väga hea marginaal kätte, nii et minu poolt on täielik green light, kui sa suudad ära defineerida oma selle disaini, mida ma võtaksin siis kätte fännide käest. Oi, kui kaunis hommikune soeng mul on siin. Mida me nüüd järgmisena pidime sinuga vaatama on põhimõtteliselt, võtame selle sama toote ja käiks sinuga läbi keywordid. Siit me võime korraks all time'i vaadata. All time on sellepärast oluline, et vaadata ära, et kas ta on saavutanud sellise madalpunkti vaata rankingutes. See madalpunkt on hea, et ta on ära suutnud ennast panna, et kas ta on pidanud hinnaga mängima või ei ole pidanud hinnaga mängima, et siin on tal new price suhteliselt samasugune, ta on korraks turule tulnud 39 hinnaga, sina kindlasti kalkuleeri 39 hinnaga, sest konkurent oli ka teine, oli 39 hinnaga. Ja vaatame korraks sinuga üle keywordid. Igaks juhuks kordan üle sinuga, et sa tead siis, kus on need kohad, mida sa pead pealkirja panema, listingu bulletitesse panema. Organic rank võiks olla 1-4, vaatame, kas siit tuleb välja. Ma loodan, et tuleb, sest tal on päris hea 5-kohaline müük. Okei, praegu tuli ainult 1. Paneme siis 1-10. Me tahame neid positsioone, sest et muidu me ei näe, missuguste võtmesõnadega ta raha teenib. Oih, siin on nüüd see, et mine tagasi. Et ma kahjuks ei näe neid, ma pean siit hakkama kerima. Nüüd tuli välja juba 8 sõna, keyword sales, search volume. Search volume ütleme, et ei ole väga suur, aga siiski midagi on, et alla 300 on juba, need on juba veitsa mõttetud, et neid ei ole mõtet sisse võtta.
aga täiega põhimõtteliselt need konkurentsisituatsioonid, klikid siit lahti, vaatad, mis tooted tulevad ja sa ütlesid, et sul on üks toode, mis ei tulnud välja, tal on indekseerimise ja ränkimise probleem. See on täiesti normaalne, et mingid tooted ei tule välja. Et tal ilmselt ei ole siin ühtegi sellist keywordi, mis 1–10 positsioon väga hästi ära rängiks, nii et sa ei taha samasugune olla. Siit sa saad kõik need keywordid, sa paned pihta, sa pätsad ära, kasutad, kui sa hakkad PPC tegema, siis teed just nendele keywordidele, ei hakka tegema laialt üldist värki, on ju. Siit me näeme ära, et number 1 keyword on bamboo wall fan ja siis järgmine on bamboo fan wall decor. Et need on need, mis talle põhimüüki toovad täna ja tal on väga normaalne käive. Vaatame korraks juurde siit ka seda järgmist toodet. Nii. Frequently bought together, kusjuures on päris huvitav, et inimesed on võtnud selle siis teise tooti oma ja siis mingi tumedama versiooni, on ju. Siin on käekad segamini. Oh my god, mul lihtsalt nii kõnetab see, et kui teha selline asi, aga seina peale, mõtle, kui ilus magamistoa toode see oleks. Ma ei tea, kas on võimalik, sest sinul on ju selline õhukene pabermaterjal ilmselt, et kas see pits seal üldse kannatab välja või midagi, aga mul kuidagi jubedalt kõnetab siuke asi. Ei tea, nagu see sama asi on, nagu lükkad nagu stantsiga selle pitsi siia sisse. Anyway, see on minu kiks. See ei ole valideeritud, vaata, see on see, et mida mina teeks, aga võib-olla turg ei taha, et ma pigem ikkagi võtaks kätte fännidelt seda värki juurde. Nii, nüüd oli see, võtame siit keywordid, vaatame, kas me saame samad rankingud. Ja põhimõtteliselt ma tahan, et sa teed selle harjutuse läbi kõikide põhikonkurentidega. Võtame 1–10, siis kuna selles segmendis ei ole tohutu hästi rängitud tooteid. Kusjuures tema on oluliselt rohkem ränkinud, kuigi käivet näitas tal veidi vähem. Tema puhul teeme siis niimoodi, et võtame 1–4 praegu, sest muidu meil läheb see pilt nii laiaks. Tema põhimõtteliselt on tegelikult ära ränkinud. Ta võib-olla on autostock on või midagi. Ja ma panen searchi järgi, et ma ei taha neid siit me leidsime nagu normaalselt bamboo fan põhimõtteliselt, aga see võib olla ka käte fan, eks ju. Fan headboard, väga hea keyword, fan headboard. Ja vaatasin, sa näed seda ka, et selle Cerebro IQ score on päris suur võrreldes kõikide teistega. Teine suur score on large Chinese fan wall. Mis ta oli? Fan wall mounted. Ma kindlasti kasutaksin neid keyword'e pealkirjas, sest et siin ei ole erilist konkurentsi, neil on piisavalt suur search. Ütleme, et pealkirja paneks selle ja selle keyword'i. Sest siin on ka hästi suur, see tuleb sul näguni sisse, on ju, hästi suur search on taga. Nii et niimoodi sa tuled ja sa pätsad ära kõik info, mis on turu peal olemas. Ma korra vaatan, kas sa kirjutasid mulle midagi veel siia. Nii. Vietnami tootmine ei ole probleem. Võtadki Vietnami tehase, kui siis on lihtsalt see, et sa palun valideeri ära tehasega suhtlemisel see, et kas ta oskab saata Amazoni kaupa, kas ta on kunagi Amazoni kaupa saatnud. See ei ole tegelikult üldse probleem. Ja samamoodi logistikaettevõtte puhul otsid lihtsalt paar erinevat pakkujat. Ja täiega tee Vietnamist, muidugi tee Vietnamist. Nii. Et minu lihtsalt oli vaata Indoneesiast see, et ma ei leidnud ettevõtet, kes oleks shipinud USA-sse Amazoni ja siis seal läks neil pekki ja ma pidin ise selle kinni maksma, et ma rohkem nii ei taha teha, et mu logistikaettevõte teeb esimest korda minuga seda tööd ja siis õpib minu pealt ja ma pean 5-kohalise summa kinni maksma, on ju. Nii, toote pikkuse ütlesin sulle ära, et see on kindlasti oversize, siin ei ole mitte midagi teha. Lepid sellega, arvestad, näitasin sulle, kuidas logistika hinda tõsta enda jaoks on ja sul peaks eelarve kokku tulema. Ja siis see üks müüja, kes ei ole indekseeritud. Nii sa vist kirjutasid. Nii. Soovitan alustada 39 hinnapunktist. Ja, sinul on all good,
Hakka peale ja vaata, kuhu sa välja jõuad. Mul on väga hea meel, et sa leidsid nii hea toote, sa oled väga tubli, hoia mind kursis, kuidas sul läheb, otsi mind Facebookis üles, sa võid Facebookis kirjutada, kuidas sul läheb, kas sa oled Vietnamist vähemasti 5 tehaselt saanud pakkumised nii logistikale kui tootmisele ja täiega elan sulle kaasa ja loodan, et sinu mõnusat lugu saame kunagi siis Amazoni kooli ettevõtjate grupis ka jagada. Me ei pea toodetest otseselt rääkima, kui sa ei taha, aga sinu kogemustest ja kõigest, nii et täiega tubli oled, pane edasi.